Neljandat korda saab täna lõpusirgele Eesti kõige suurem ettevõtluskonkurss Ajujaht. Eile õhtul selgus 6 kuud väldanud ettevõtluskonkursi Ajujaht 2011 võitja. 8 lõppfinalistil oli viimane võimalus oma ideid ja progressi žüriile esitleda ning tõestada, miks just nemad peaksid osa saama 64 000 euro suurusest võidufondist. Tänavuaastane võitjate väljaselgitamise süsteem on väga lihtne. Igal žüriiliikmel on 3 erinevas suuruses rahasummat, mida nad saavad oma eelistuste vahel ära jagada. Oma 3. eelistusele saavad nad anda 1500 eurot, teisele eelistusele 2500 eurot ja 3. 5000 eurot. Ja kui iga žüriiliige on oma eelistused välja öelnud, siis tekibki pingerida koondsummana. Suurima summa 17 500 eurot ja Ajujaht 2011 võitjatiitli sai Annika Rohumägi meeskonnast Virtual Garden, mis pakub virtuaalset võimalust kasvatada reaalsel maalapil mahepõllumajanduslikke aiasaadusid. Ma olen hästi rõõmus, et idee leidis nii palju toetajaid ja see on suur rõõm ja me oleme tänaseks reaalselt nüüd saanud tänu Ajujahile selle raha, et see idee esimesel aastal läbi viia. Tunnistame, et me oleme siin natuke riskipiiril nagu kõndinud, et mis sellest kõigest välja tuleb ja kas me ikka saame seda sellises mahus teha, nagu me tahame, aga nüüd ma võin öelda, et jah, me saame seda teha, et see kõik on saab võimalikuks ja ma olen hästi hirmus õnnelik. Kui ma siia konkursile Ajujahile tulin, siis oli mul ainult idee ja mina üksi esitasin seda ideed. Mul ei olnud õrna aimugi, kuidas seda tehniliselt teostada, kas see on üldse võimalik, kas see on tootmise seisukohalt võimalik. Selle 6 kuuga on tegelikult Ajujahi raames kasvanud sellest üksikust väiksest ideest välja reaalne ettevõtmine. Ja ma arvan, et see on juba iseenesest väga suur võit ja kõik see toetus, mis on nagu tulnud ja inimesed on mulle kirjutanud ja rääkinud, kui väga nad mahedat testit tahavad rohkem ja virtuaalsel kujul on see veel vahvam. Teise koha ja 14 000 eurot sai põlevkivituhast kassiliiva tootev meeskond Glacier du Chat. Ja muidugi me oleme väga õnnelikud, äärmiselt õnnelikud sellest. Teine koht on ikkagi väga hea. Me ei osanud seda uskuda küll alguses, kui me alustasime selle Ajujahiga, aga kuna me oleme nii suur arengu oleme ära teinud, siis see on tõesti suur tunnustus meile. Ja aitäh žüriile kindlasti. 2 žüriliiget, kes meid esimeseks valisid, olid Taavi Kotka ja Andrei Korobeinik, kes on mõlemad IT-valdkonna inimesed. Aga me teeme midagi väga klassikalist tootmisettevõtet, väga midagi reaalset, et seda enam suurem tunnustus on see meile, et nad tegelikult hääletasid millegi poolt, mis ei ole otseselt enda valdkond. 7500 euro väärilise 3. koha sai Mario Plaas meeskonnast KPA Scientific, mis aretab hepatiidi C-viiruse ravimite testimiseks transgeenseid hiiri. Ma üritasin teha maksimaalselt selge ettekande, maksimaalselt veel kord selgitada, millega ma tegelen ja ega mul ei olnud mitte mingit ootust, et emotsioonid on, ma arvan, kõrged, et ega võitjate üle keegi kohut ei mõista ja palju õnne minu poolt siis nendele, kes minust eespool olid. Ja ma arvan, et kõik läks lõpuks hästi, et 3. koht on ka väga rahuldav tulemus, arvestades, kui raske projektiga ma siin olin. Suur tänu kõigile! Miks hindasid žüriiliikmed kõige enam just neid projekte? Üks asi, mida ma olen alati vaadanud, või kõik žüriiliikmed tegelikult vaatavad, on see idee kvaliteet. Aga see on alles algus. Neid ideid tuleb siia alguses sadu ja sadu. Et mis üha rohkem hakkab lugema, on see, et kui hea tiim on ja kui palju suudab see tiim reaalselt ühest ülevaatusest järgmiseni seda ideed edasi arendada. Ja me ennustame tulevikku tegelikult selle otsuste langetamisel. Ja ainuke tõestus selleks, et need inimesed on valmis ka järgmist sammu astuda, on nende eelmised sammud. Need meeskonnad, kes suutsid näidata progressi selle Ajujahi jooksul, nad ka võitsid. Minu isiklik top 3 oli kõik nende top 4 seas, kes ka said raha, nii et ma olen tulemusega rahul. Enamus projektid olid liikunud hooga edasi ja eelkõige just, et tootekallal oli tööd tehtud ja olid mingid prototüübid, demosaidid olemas. Kliendi suunal oli väga hästi tööd tehtud, et selles mõttes ma ütleks, enamus olid tublisti edasi läinud. Need ideed on selle 4 aasta jooksul kõige tugevamad ideed. Siis kõige rohkem oli neid ideid, millel on reaalne potentsiaal maailmas läbi lüüa. Ja siit ma usun ka, et 2 ja 3 kindlasti tehakse reaalselt ära ka. Loodetavasti meeskonnad õigustavad žürii usku ning selle aastasest Ajujahi finalistidest kujunevad edukad rahvusvahelised ettevõtted.